ja isegi, et ma näen, et ta ilmselgelt on siin minu pärast, sest ma ei ole teda postitanud ja kes viitsiks taga ajada 6 aastat muidu nagu. Aga mul ikka see on nagu nii, see saab veits nutma isegi lihtsalt, aga see on nagu nii valus ja see on nii sügaval ja ma ei saa nagu. Ja mul on tunne, et nagu päriselt loogiliselt vaadates sellele mehele minu puhul peabki ju veits ka meeldima see, et nagu see kuulsuse fa-fa-fa vaata. Õhtulehe sõbrad. Ma vaatasin, ta on nii imelik näha. Oh my god, sorry, ma jälle karjun, ma lihtsalt ei saa. Kaspar. Brigitte. Sa näed teistmoodi välja. Ma olen mõned kilod alla võtnud. Ja võib-olla natuke. Ma just eile mõtlesin, millal me viimati niimoodi pikalt maha istusime ja vestlesime. See oli ju paar aastat tagasi meie kohtingul. Ja täna ma tulin siia rahuga, sest ma arvan, et ma olen natukene rahulikumaks muutunud, võib-olla kasvanud inimesena ja tunnen ennast mugavalt. Aga too aeg ma olin poiss Türilt ja ma ei teadnud, mida ma teen. Ma olin täiesti hirmunud ja pinges. Nii et ma väga ootan meie vestlust. Mina ka, issand, kas viimati ma arvan nägime sellel vestlusõhtul, võib-olla me kuskil mingid üritused olid veel, aga siis mul hakkas see periood, millest on väga palju ei mäleta, sest see oli nii suur nagu trauma, aga küll me nagu jõuame sinna ka. Aga sellel hetkel, kui me esimest korda kohtusime seal saates, mis su elus nagu siis parasjagu toimus? Energeetiliselt sa olid nagu, kas sa olid pigem nagu kuidagi ärevil kohas oma elus? Ma olin kindlasti ärevil ja inimesena ma ütleks, et ma olin segaduses ja kui ma võin natukene ajast tagasi minna, et seda võib-olla... Sa küsid luba, et ajast tagasi minna, ma ütlesin, kas ma võin mingi kritiseerida või midagi sellist tuleb. Ja sa võid ajast tagasi minna. Et lihtsalt võib-olla siis paremini aru saada, mis nagu selle hetkeni viis ja nagu sa tead, ma olen Türil kasvanud, sa oled mu kodus käinud, ema isaga tutvunud. Mul oli väga hea lapsepõlv ja isa, ema olid minuga super lapsevanemad. Aga võib-olla väljaspool kodu ei olnud kõik nii korras või nii hästi. Ja eriti ma mäletan seda, et mul oli koolis oli raskusi, sest ma ei saanud võib-olla asjadest aru nii kiiresti kui teised õpilased ja eriti hästi ma mäletan ühte hetke, kui õpetaja ütles mulle, Kaspar, sa oled puupea, sinu ema, isa on puupead ja selle asemel, et vastupidist tõestada, võtsin ma selle nagu omaks. Just. Ja see saatis mind väga pikalt. Ja mida sa selles saates siis nii-öelda otsima tulid või kinnitama või ümber lükkama? Ma tulingi otsima kinnitust. See väike poiss, kes tundis, et on loll, rumal ja pole võib-olla väärtustatud teiste inimeste poolt. Ma tulingi otsima kinnitus sellele, et ma ei ole enam ebakindel, ma ei ole loll ja ma saan hakkama endaga. Aga kuulsus tegelikult alati kogu see tähelepanu, see võimendab kõike olemasolevat. Seda ma võin küll öelda samamoodi nii sotsiaalmeedia, kui ongi tuntus. See võimendab kõike seda, mida sa enda kohta ise juba arvad, sest sa saad nii palju kriitikat ja kui on see, et see kriitika just kui haakub sellega, mida sa oled enda kohta mõelnud, siis tegelikult sa tunned ennast nagu omakorda veel kuidagi sinu puhul, kas sa tundsid ennast veel rumalamana? No jah, et seda mõtet nüüd kuidagi paremini mõista, võib-olla
ma lähen korraks veel ajas tagasi, siis selles hetkes enne saatesse tulekut oli siis casting ja see oli päris rets periood minu peas nii-öelda, minu ajus, kus ma just neid samu mõtteid mõtlesin hommikust õhtuni, ma ei saanud isegi magada, sest ma mõtlesin, et mida hakkavad teised inimesed arvama minust. Mina, Kaspar, Türilt, mingi lihtne maapoiss. Ma olin jumala kindel, et sinna saatesse tulevad, kui välismaiseid formaate vaadata, mingid supermodellid, läikivate valgete hammastega. Mestis. Ja too hetk ma võtsin vastu otsuse, et kui ma tulen siia saatesse, siis number 1, mina ei lähe kaasa draamadega. Number 2, ma ei hakka mitte kedagi maha tegema. Õige. Ja number 3, ma tahan käituda nii, et minu ema saaks minu uhke olla. Täpselt ja Eesti rahvas hakkaski sind kindlasti armastama selle eest, kes sa olid ja sa olidki täpselt see mees, kelle ma tegelikult oleks pidanud valima ja kelle iga tüdruk peaks valima. Seda ma arvan, ma ütlesin siis ka. Aga kui ma samamoodi ütlen vastu, millises faasis mina olin, siis ma olin vist mingi 25, 26, natuke võib-olla vanem, ma ei mäleta. Ja ma olin ju täielik töönarkomaan terve oma elu. Ma olin pannud selle BSH maski pähe ja see on loogiline, et meil kõikidel on mask, kui me teeme oma tööd. Ja see oligi minu jaoks projekt, mille ma võtsin vastu, et nagu raha teenida ja äge ja fun. Ja ma ei ütleks, et see on vale, et tegelikult ma ei lähe kunagi nagu välja niimoodi, et nüüd ma leian oma mingi eluarmastuse, vaid sellised asjad alati juhtuvad, et mina ju alati töistes tingimustest pärast räägime. Töistes tingimustes nagu kogemata armun. Aga see saade oli tegelikult minu jaoks, ma olen nii positiivne, et ma usun, et see nagu see päris nagu kõrg tipp tuleb nagu veel, aga see oli nagu selle esimese BSH, selle noore tüdruku nagu kuidagi kõrgpunkt ja peale seda tegelikult ju everything nagu went to pieces. Vaadake, kus mul kohe tuli see joogijanu selle peale, sest seal saates oleme ausad, kui ma oleks rohkem vett joonud, ma poleks võib-olla teatud valikuid teinudki. Juba. Ma mõtlesin, millal sa pudeli võtad, et ma saaks ise ka. Kuidas sinu elu peale seda muutus? See on nii mõttetu küsimus, ma tean, kõik küsivad seda, aga nagu päriselt. Kuidas su elu peale seda nagu muutus? Kas sul oli mingi veits nagu PTSD-ga selle saatega või? Posttraumaatiline stressi sündroom? Mul oli võib-olla mitte trauma, aga õigem oleks võib-olla öelda imposter sündroom. Et miks mina? Esiteks, miks mina? Miks mina mida? Miks mina sain esiteks teise koha, mitte et nagu Miks sa endast nii halvasti arvad ja vaata, kes teine oleks pidanud saama teise koha? Päässin ära või? Et nii. Võib-olla... Kas sa mõtlesid selles mõttes, et sa oleks pidanud saama esikoha või? Ei. Mina sain ka niimoodi aru, et sa mõtlesid, et kuidas sa nagu kõrgel jõudsid. Miks sa nii halvasti arvad endast? No, asi ongi selles... Viga on see kena mees, tervislik, räägid ägedat juttu. Eks selle ebakindluse taga olidki need asjad, mis minevikus juhtusid. Ja ma saan aru. Ja üks asi oli see, mis õpetaja ütles, aga sealt edasi läks veel tegelikult, mida ma ei ole tegelikult jaganud kuskil, aga ma hakkasin otsima kas lohutust või siis emotsioonide allasurumist alkoholist, klassik. Narkootikumidest. Klassik Eesti mehed. Ja ma olin sõltuvuses kanepist päris hea mitu aastat. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma ärkasin ühel hommikul ülesse, ma vaatasin peeglisse ja see vaatepilt ei meeldinud mulle. Mulle vaatas vastu ülekaaluline luuser. Täpselt niimoodi ma endast arvasin. Ja see oli nagu mingisugune pöördepunkt, sest seal ma otsustasingi, et ma ei suitseta enam kanepit, ma jätan joomise maha. Nii tubli. Ja hakkan trenni tegema.
millal see oli enne saadet või peale? See oli enne saadet, see oli umbes 2016 äkki. Aga kuidas, vaata, sest ma ütlen ausalt, et see nagu Eesti mehed ja sõltuvusteema on nii prevaleeriv, et kas mees peab jõudma ise sinna punkti, et nad vaatavad peeglisse, et nad on ülekaalulised, ebaõnnestunud luuserid ja mingis mõttes räägiga nende lähedastega. Kas see mees peab ise hittima seda rock bottomit, et siis olla nagu aitab, ma võtan ennast kokku? Sest paljudel juhtudel tegelikult need mehed nagu joovad edasi kõike ja kuidagi nad ei võta seda vastutust. Väga hea küsimus ja sest ma arvan, kõikidel meist, kes vaatavad, on keegi lähedal kuskil sõltlane nagu ja ma olin ka, et ma olin funktsioneeriv, ma arvan, alkohoolik või teisest, või ma ei tea, nagu ma sain alati hakkama ja kõik rahaliselt oli paigas, aga lihtsalt ma ei olnud nagu õnnelik. Aga ma ei nagu kuidagi ma ei oska öelda. Ma ei vajanud alkoholi, et pingetest nagu eemale saada, sest mu elu ongi ainult pingeline, vaid lihtsalt kuidagi ma jõin palju. Mul ei olnud lihtsalt oma lähedastega midagi rääkida. See selleks enough about me. Kuidas neid inimesi aidata? Või kas neid saab aidata? No väga hea näide jällegi, kuidas mina sellega hakkama sain. Jah, number 1. Ma pidin endale väga ausalt otsa vaatama ja lõpetama valetamise iseendale esiteks. Võtma vastutus, nagu sa ütlesid. Ja teine asi on ikkagi mingisugune tugivõrgustik võiks olla. Ja väga huvitav selle saate puhul oli see, et me kõik tegelikult võistlesime ju sinu tähelepanu eest. Me kõik tahtsime Brigitet endale võita. Aga teine asi, mis sealt saates kaasa tuli, oli tegelikult selline vennastumine. Et ma ei teadnud enne, et mehed võivad olla üksteisele niimoodi toeks. Ja ma olen nõus, ma nägin seda kõike, ma olen täiesti nõus sellega. Ja kogu see ka, mis ma mäletan, et me rääkisime, et see iseendasse armumine, et vau, ma suudan luua projekti, mis kogu Eesti rahvale läheb peale, et see oli ka üliäge, aga nagu nii-öelda elu pärast. Ja see on huvitav, et kui ma vaatan tagasi, mul tõesti on nagu väga positiivsed emotsioonid sellega, et ükskõik, mis hiljem juhtus, et selles mõttes nagu ainus asi, mis mul on võitjaga seonduvalt emotsioon on see, et aitäh, et niimoodi läks päriselt, sest et ma olin vaba olema vallaline kaunitar järgmistes projektides. Said aru või? Et selles mõttes nagu see oli ülitore üks teatud periood, aga nagu kõik need nagu need mehed läksid ajas nagu veel huvitavamaks ja kellega ma klappisin veel paremini, et nagu päriselt, kes iganes praegu läheb lahku, nagu leina veits muidugi, aga nagu sinu jaoks on keegi teine lihtsalt ja sinu jaoks on ka keegi teine. Nii. Sa said isaks. Just. Nii lahe, et kas läkski nii, et sa said isaks enne ja kihlusid hiljem? Ma sain, minu naine jäi rasedaks ja siis... Sa tegid rasedaks, mitte naine jäi, sa võta vastutus. Ma tegin rasedaks, oma naise. Mina sain hakkama sellega. Ja kui me läksime beebikõhu pilte tegema, siis ma nägin head võimalust kihlasõrmus või õigemini siis ettepanek teha. Ja oli siuke väga... Ettepanek lepingusse astumiseks. Just. Juriidiliselt korrektne. Juriidiliselt korrektne. Ja jah, selles mõttes kõigepealt mul naine rasestus ja siis... Ja, beebipildid. Beebipildid, tegin ettepaneku ja nüüd abiellume juunis. Tegelikult, nii tore, palju õnne, ma ei saa, mis toimub kuidagi. Merili Timmer samamoodi käis saates abiellub. Sina abiellud. Mis sa arvad, millal mina abiellun? Mis sa kasva arvad, sa oled mu close friendsis, kus Jep. See on nüüd hästi haige, mis toimub, sa oled vaadanud või? Ja ikka. Räägi palun Eesti inimestele, mis toimub. No tundub, et PSA on armunud tugevalt ja... Ma arvan, et... Ei ole. I don't even like him. Okei. Siis... Kasparust, okei. No, mis ma oskan öelda? Sa ajad oma rida, sa tead väga hästi, mida sa tahad tegelikult ja kui see abielu... Mida ma tahan siis? Kas ma tahan, Kaspar, mul on sama küsimus, ma samasugune küsimus, mis mul oli 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi. Mis sina arvad, kas mulle sobiks selline rahulik mees nagu sina,
kes mind maandab, teisest küljest ta võib mind oma rahuga omakorda närvi ajada või mulle sobib samasugune hull nagu ma ise, et siis me anname lihtsalt, et selles kaoses me kuidagi in a weird way rahustame teineteist. Mis sina arvad? No kui ma nüüd ennast vaatan, siis ma arvan, et sa oleksid mind elusust peast ära söönud mingi hetk. Selle lõikame välja. Ma arvan ka, ma arvan sama. Aga samas, kes teab, et võib-olla täna, sellel hetkel ma ei olnud võib-olla nii valmis ja täna ma olen Sa täna ära ole ka nii valmis, et kilatud. No selles mõttes aus vastus on, ma ei tea. Aga ma arvan, et sa ise tead paremini ja mulle tundub, et sulle tegelikult meeldib ikkagi natukene põnevust ka ja sükest actionit, et võib-olla mina olen süke kodukana rohkem ja selline rahulikum. Samas mulle meeldib ka see, et kui see mees on hull ja siis temaga koos olla kahekesi rahulikult vaata. Et ma ütlen tõesti, ma olen jätkuvalt seal kohas oma elus, kus ma mingis mõttes olin 2 aastat tagasi. Et ma ei tea ka, millist elu ma tahan. Et kas ma tahan olla see jätkuvalt see BSA ja power woman ja ta suht maskuliinne energia tegelt. Või nagu see, et ma olengi reaalselt nagu wife ja mom ja mingi hetk nagu selgelt ma taanduksin, teeksin ainult mingid mõningaid koostöid. Aga ma ei oleks see, nagu ma olen, nagu ma olen telesaadetes igast projektides, kus ma peangi kindlustama, et inimesed vaatavad. Ma ei tea, millist elu ma tahan. Ja see ongi see, et ma hakkan 30 saama. Aitäh kõik kommenteerijad, kes ütlevad, et mingi parim enne on möödas, ma olen mingi vana umbes nagu sorry, et ma vana olen nagu, kas ma olen vana või? See kindlasti ei ole vana. Tänapäeval ju... Tänapäeval on ka 40-sed veel see või? No, kes meil oli siin Mailis Reps sai 49 Ära võrdle palun Mailis Repsiga. No näide lihtsalt, et kui vanalt on võimalik lapsi saada veel ja pere luua. Aga mulle tundub, et sul on võib-olla see süke, warrior mode on hetkel käes, et sa pead nagu karjääri tegema ja... Aga samas võib-olla ka ei ole, ma ei tea seda reaalselt, ma ütlen, ma olen oma elus juba mingi mitu aastat see, et okei, ma tulin sellest sõjast nüüd välja, mis hiljem nagu peale seda saadet tegelikult nagu see sõda ju algas ka suurel määral sealt, sest et kõige suurem trauma, mida ma sain elu lõpuni ja ma tahaksin rääkida nii, et see ei ole nagu kuidagi seotav, aga ma ütlen teile, kallid sõbrad, fundamentaalselt mu süda murdus nii räigelt, sest ma jään igavesti arvama seda, et tundeid seal mitte kunagi ei olnudki. Ja minul on selline trauma, näiteks kui on naised, keda petetakse, kardavad, et iga mees neid umbes kunagi petab. Mul ei jäänud seda traumat, petmisega ei jäänud, aga mul on absoluutselt igavesti alateadlik, nii kohutav hirm ja ainult üks hirm on see, 2 hirmu tegelikult, aga mitte mehega seonduvalt, teine on perega seonduvalt. Et see mees kasutab mind kuulsuse pärast ära. Ja saad aru, ma panen neid nagu nii rämedat kadalippu läbi elama, nagu kuid ja kuid ja kuid ja kuid. Ja mul on tunne, et ükskõik kui palju see mees nagu oma sõnadega, oma tegudega kõigega kinnitab. Ja isegi, et ma näen, et ta ilmselgelt on siin minu pärast, sest ma ei ole teda postitanud, kes viitsiks taga ajada 6 aastat muidu nagu. Aga mul ikka see on nagu nii... See veits nutma isegi lihtsalt, aga see on nagu nii valus ja see on nii sügaval ja ma ei saa nagu... Ja mul on tunne, et nagu päriselt loogiliselt vaadates sellele mehele minu puhul peabki ju veits ka meeldima see, et nagu see kuulsuse fa vaata. Et see ei ole ka teisest küljest nagu halb asi. Lihtsalt see oli nagu kõige nagu kohutavam kogemus elus, sest ma tundsin, et ma olen nagu objekt. Jah, objekt, kes ei vääri tähelepanu, intiimsust, ilusaid sõnu, et ma olin lihtsalt nagu see sama toode, keda ma tean, et ma nagu vahepeal paar minutit päevast või 20 minutit päevast, kui ma tööd teen. Praegu ma ei ole toode, praegu ma täiega Brigitte. Et see oli nii ränk lihtsalt, et vaata nagu mis kõike peale seda nagu juhtus ja ma olingi nii, kui see oli reaalselt identiteedikriis. Aga ma tulin sellest ikkagi nagu piisaval määral välja, et lihtsalt ongi nii, et ma ei postitagi seda meest nagu enne, kui reaalselt on see, et nagu davai, siis me oleme kihlatud ja siis me lähme nagu põmm, me teemegi neid asju koos nagu.
ja muidugi kõige mõnusam on, kui sa vaatad minevikku, ehk siis inimesed, kes tunnevad sind enne seda, kui sa oled kuulus. See on ka alati hea häkk. Absoluutselt. Kas sina nagu, ja ongi see, et ma tahan teada, kas sa kinnitad mu teooriat sellel määral, et see asi oli selles, et minu kuulsust oli vaja enda eesmärkide saavutamiseks või oleme Brigittega ausad, ma lihtsalt ei meeldinud talle 5 minutit peale seda, kui saade läbi oli. Sest ma ei taha nagu kannataja olla, nagu ma tahan nagu ratsionaalselt aru saada, et mis nagu juhtuda sai. Väga hea küsimus ja ma arvan, et seal võis olla nii ühte kui teist, et ühest küljest. Eks meil kõigil mõnes mõttes olid ju mingisugused agendad veel. Just. Et, aga teisest küljest just. Võib-olla nagu kõike saab teha ju kuidagi sujuvamalt, et sa ei pea nagu inimese südant murdma, et kui sa näed, et ta ei ole sinu jaoks ikkagi see inimene, siis ärme mängi seda mängu lõpuni. Või teine osas, vaata, sina ütled praegu õigesti, et sa oledki aus, nagu et sa lähedki suhetesse reaalselt ausalt. Nagu minu meelest isegi gold diggerid võiksid olla ausad, et nagu mulle meeldib nagu luksuslik elu, sa tood lauda selle, et ma ei tea, ma saan mingi jahi peal umbes olla, mul on kallis auto, mul on kallid ehted, ma armastan sind selle eest, mida sa mulle annad. Aga ära mängi seda mängu ja valeta, et sa tegelikult nagu, ma olen siin sinu pärast, kuigi ma olen 24 ja sa oled 58, ma olen nii armunud. Et nagu kõige ausam ja parem vastus on see, mis sa ütlesid, on see, et kui ka minu mees mulle ütleks, et nagu ma olen siin sinu pärast enne kõike, aga kui sa soovid ja äri lisandub, siis let's do it. Et nagu mulle meeldib ka nagu, ma tahaks ka punasele vaibale minna, nagu mis iganes. Et see on nagu jah. Win-win. See on win-win ja ratsionaalselt kõige õigem otsus. Ikkagi, et sa arvad, et seal oli nagu ühte ja teist on ju? No ma arvan, et see oli niimoodi, et ilmselgelt võtete ajal me oleme seal kõik ninapidi koos, igasugu emotsioone tuli. Mul endal ka nagu igasugu emotsioone tuli üles ja võib-olla natuke produktsioon ka seal mingisugused emotsioone pushis ka vahepeal, sest see on ikkagi saade. Ja mul on nii hästi meeles see hetk, kuidas ma ei mäleta, kas oli 8. episood äkki või siis, kui mina, Maicel ja Hendrik veel olime ja siis ma ütlesin seal ühes intekas, et mul on tunne, et ma vist olen nagu ilma jäänud Brigittes, sest ma näen, kuidas sa vaatad Hendrikut. Ja siis produktsioone, nüüd sa oled konfrondid Brigittet. Ja siis see oligi see hetk, kui sa tegid seal valikut ja siis ma järsku ilmusin välja. Kas teil ei olnud lepingut, et ei tohi rääkida või? Miks ei olnud nagu? Sest tegelikult oleks pidanud tegema full konf lepingu, et sa ei räägi mitte midagi. Ma võin ka rääkida, sest nüüd see kaupu aja, vabandust, ei tohi väita nii. Ma ei tohi väita, et nüüd see produktsioon vihkab mind. Ehk siis ma ei väida seda. Loierd. Sorry. Kõik, mida ma ütlesin, on spekulatsioon ja ei vasta tõele. Kusjuures see sind praegu enam ei kaitse. Selles mõttes, kõik on chill, sest et sul ei ole lepingut. Sa võid rääkida mis tahes. Et ühesõnaga, et ütlesid, et nüüd lähed konfrontilt Brigittet. See on see, mis siis reaalselt nagu 4 seina taga toimub ja usu mind, peale seda on kõikide lepingud. Võite helistada. Et jah, teisest küljest ma ikkagi ütlen nende kaitseks, kuigi ma olen pahane, et mind maskist laulesse ei kaasatud, siis minu otsuseid ja valikuid nad ei mõjutanud üleliia. Ma nägin küll, et seal see kõige tähtsam tegelane ilmselgelt on ju saade on veel suurepärasem, kui tuleb sõrmus. Aga mina näen ka seda, et kui meil oleks temaga olnud see päris suhe, see päris nagu, ma ei tea, sõbra suhe, kolleegi suhe, hooliv suhe, siis peale seda oleks ta aru saanud, et mis iganes ma teen nagu halvasti, mul on väga-väga valus. Aga tema nägi minus konkreetselt nagu äri rohkem. Ja ongi, et umbes Brigitte tegi ühe vea, järelikult me teda ei kaasa. Sest et ma arvan, et isegi sina saad väita, et oma töös olema mega professionaalne ja ma teen head asja nagu. Et jah, tahtsin kindlasti selle endast välja saada kuidagi, et sa oled meile lahutaja? Olen, aga jah, nüüd mind kuidagi ma ei viitsi seda laust lõpuni öelda nagu. Savi, their loss ma on Õhtulehes. Ikka hästi.
Ühesõnaga, mis ma veel tahtsin öelda, et kui me liigume nüüd siis tänapäeva, eks ju, minul on töö Õhtulehes, ma olin advokaadibüroos. Mõlemad head variandid. Ja, sina töötad ilusalongis 9 naisega. Sa jagad neile roose iga nädal või? Roose saab ainult minu kallis naine. Võiks muidugi viisakusest naiste peale sinna ka viia, aga igale poole ei jõua. Tööle ikka jõuad ju? Ja tegelikult mul on väga vedanud oma tööga, sest umbes 80% klientuurist on naisterahvad ja see on nii huvitav, et naised tihti peale tegelikult ei usalda meesmassööre, aga mul on õnnestunud tekitada eetiline ja turvaline keskkond naistele. Nii et naised usaldavad mind. Sa hoiad täiega naisi tõesti nagu, kuidagi alati hoidnud nagu. Ma ei tea, ma sinu juurde nagu julgeks tulla küll kuidagi. Aga mõned massöörid päriselt on perverid nagu? On. Ja see on päris suur probleem tegelikult. Aga sul naine kuidagi ei ole, ma ei tea, armuga ta on ju? Obviously vist ei ole. Ei ole jah. See on minu töö ja ta mõistab seda, et ma ju providin ja toon leiva lauale sellega. Ja ma olen nii palju rääkinud ka tegelikult sellest eetikast ja turvalisusest, et imelik oleks silmakirjalik olla ja midagi nagu teha nii-öelda. Et jah. Linnuke siristas, et minu raamat on seal ilusalongis, kus sa töötad. Ja mina panin selle sinna. Sa oled lugenud või? Jah. Kuidas oli? No, dramaatiline. Said rohkem aru ka minust või? Jah. Mis osas? No, ma ütlen, võib-olla see nagu kinnitas, et sinus on sügavam pool ka kui ainult. Kuidas siiamaani inimesed sellest aru ei saa? Nagu, see on mulle müstika, ma 10 aastat olnud nagu avaliku elu tegelane. Segasin vahele, sorry. Aga see, et nagu reaalselt mul on nagu süda õige koha peal, et kui sa mölised, sa saad 1000 korda vastu nagu 100%. Aga see, et nagu ma ei tee ju kellelegi meelega haiget kunagi või kui teen, siis ma reaalselt ju vabandan ja ma ei taha teha. Aga kui sa ründad esimesena, siis sa sured. Vabandust. No sa õpid oma vigadest ja lähed eluga edasi ja ei jää nagu neid vanu asju lõpmatuseni nämmutama. Et mulle väga meeldis ka see, et kui sul oli see madalseis nii-öelda peale seda saadet, siis sa hakkasid reaalselt trenni tegema, toitumisega tegelema ja sa töötasid ennast lavale. Ma olin täiega nagu impressed. Sorry nagu estonglishi pärast on ja. Aga see on muljetavaldav, sest paljud Eesti kuulsused on ainult ilulõikused, ilusüstid, need kolmandad, need peaasi, et ise ei peaks vaeva nägema. Et selles mõttes väga suur respekt. Jah, seda võib-olla ma tahaks ka lõppu öelda, et mul jäi sellest vestlusest praegu väga kumama see, et kust mehed nagu võtke eeskuju, et sinu näol on tegemist inimesega, kes võtab vastutust. See on miski, mis on minu arust nagu kõige fundamentaalsem meheks olemise printsiip on see, et sa võtad vastutust enda elu eest, et sa ei valeta ise endale ja julged tunnistada ja siis aastaid hiljem julged tunnistada veel ka nagu avalikult, et ma olin ebakindel, mul oli valus, et miks nagu mehed ei võiks seda tunnistada, sa ei pea seda oma naisele tunnistama, eks ju, aga tunnista seda ise endale, otsi abi, hakka tervislikult toituma, tee sporti. Ma ei saa aru, see on ju nii lihtne nagu valem. Kuidas sellest aru ei saa, et ei, ma pigem olen seal ohvrirollis edasi, kõik on süüdi, põgenen edasi, mis te nagu tahate ära surra või? Mul on selline küsimus, või te tahate, et teil on õnnetu elu või? Nagu ma tõesti ei saa sellest aru, võib-olla ma olen ka nii tough-love perekonnast, et nagu sul on mingi probleem, davai lahendame ära, nii teeme asi tehtud, 3 kuu pärast olen laval, lähme edasi. Et kuidas seda nagu Eesti inimestesse süstida ja anda? Ma olen ise väga palju mõelnud selle peale ja minu elus on olnud palju häid eeskujusi, mida ma jälgin. Ja
sellega seoses ma tulingi tegelikult mõtte peale. Vaata, meestel on tihti peale see, et saame kokku, teeme õlle, aga ma hakkasin tegelikult tegema nüüd oma sõpradega sellist asja. Saame kokku hommikul kell 6 ja saame need esimesed päiksekiired rannas, teeme trenni, lähme teeme talisuplust, räägime elust, teeme pulli nalja ja oleme siuke väike kogukond, kes kuulab teineteist ja toetab teineteist, et see tugi ja kogukonna olemasolu, ma arvan, et see nagu aitab teises inimeses ka selle hea välja tuua. See on ülioluline võtmesõna, mis sa ütlesid, ongi just need lähikondlased. Et ongi see, et kui sa näed, et ka kõik teised oma pingeid siis maandavadki sellega, et ongi mingi õlle joomine, viina joomine, kõik nagu mingi selline elustiil, et ongi, kui sul selliseid inimesi pole kõrval. Mina näiteks olen see inimene, kes oleks, sõbranna ütleb, et ärkame kell 5, lähme jooksma, davai, nagu ma tulen kohe alla, aga vanasti ei olnud nii ja sellest ei saagi nagu inimesed aru, kes sellist elumuutust ei tee ja mida rohkem ma praegu sinuga räägin, seda rohkem ma saan ka aru, kui palju ma olen ise muutunud ja minu meelest nagu meie elame õigesti. Meie oleme oma lastele, nagu me suudame nendega joosta trepist üles, trepist alla. Me oleme nende elus aastakümneid veel. Me oleme nagu inimesed, kes meil on aega mõelda äritegevuse peale. Meie rõõmutunne on 100 korda suurem. Meil ei ole konstantli seda, et me lõikame jälle oma energia alla alkoholiga, ehitame ennast üles ja siis kukkuma uuesti. Ja siinkohal inimene, kes Kristiina Oliirises pidu pani nädalavahetusel. Muidugi ma panen vahepeal ka pidu loog, paari nädala tagant ikka. Sa ise vahepeal üldse paned pidu veel või? Või enam üldse mitte või? Ma olen nüüd peale vallalise kaunitori saadet täpselt 0 alkoholi tarbinud. Et ma olen pidudel käinud, aga minu jaoks ei paku see enam mitte midagi. Ongi, kui sul on lapsed ka ja naine, siis nagu jõuda sinna faasi, et tegelikult need peod on nagu, ma ei ütle, et nad on tühjad, aga minu jaoks ka nagu, kes ma olen nagu, ma ei saa otseselt öelda vallaline, ma ei tea, sõnaga, SMS. Aga need peod on toredad, kui nad juhtuvad harva. Just. Aga muidu see nagu see mingi davai sööme võikut ja mingi teeme näomaski, see on nagu chill. Kaspar, veel tuli lugeja küsimus, vaate küsimus. Kellega sa saatest suhtled veel? Mina ei suhtle kellegi peale sinu? Mina suhtlen Siimu Henriga suht palju, Emanueliga. Kuidas see Siim, kes see Siim oli see, kes grilli tõi või? Jah, tema jah. Ja me teeme päris palju pulli nendega ja Herkiga. Herki, reaalselt temaga ma tahaks peole minna, ta on kõva vend, ta oli naljakas. Ta kindlasti tuleks ka. Ei, ta on koomana. Ja Kahti, et jah. Kuidas neil läheb üldse? Maikeliga oled rääkinud või? Maikeliga mingi aeg rääkisin siis, kui ta käis selles veel ühes tõsielu saates, ma ei tea, kas sa nägid seda või? Kuskil Hispaanias tegid mingit värki. Siis ma korra suhtlesin, aga võitjaga? Ühe korra rääkisin, kui me olime Nordbaby mingi vankrite esmaesitlusel. Me olime mõlemad nagu isaks saamas, siis meid kutsuti sinna, aga rohkem mitte. Okei. Nii, ühesõnaga, mis ma tahtsin Kaspar öelda? Tahtsin öelda sulle suur aitäh tulemast. Tõsiselt, nii tore oli sinuga rääkida, sa räägid väga õiget juttu ja ma loodan, et mehed saavad ka aru, et nagu selline mees on eeskuju, selline mees on inimene, kellega teha lapsi, kellega oma elu veeta, kellega sõber olla. Et need tüübid, kes on mingi, mul on mingi nii palju sõpru ja mingi tai, kotti on reede õhtul, et nagu, nad on niikuinii mingi 20 aasta pärast läinud. Et valige nagu, investeerige sellisesse inimestesse nagu Kaspar ja ma soovin sulle ja sinu perele kõige paremat. Ma loodan, et ma jõuan teile järele siis, kes te olete esimene, teine koht, et ma ka kuidagi, ma valin siis ära, et milline nagu, kas esikoht või teine koht, et millist tüüpi mees saab siis selle kaunitari lõpuks päriselt endale. Ma arvan, et see on midagi vahepealset äkki. Ma arvan ka.